Head kolleegid, siin me nüüd siis oleme. Me oleme jõudnud täna lõpphääletusele, kus me hakkame hääletama Eestis pensionite kärpimist. Me hakkame hääletama pensionite vähendamist. Ehk siis valitsuskoalitsioon on toonud eelnõu ja me oleme jõudnud siin kolmandale lugemisele, kus hakatakse maksustama kõiki neid pensionäre, kes saavad keskmisest suuremat pensioni. Ja kolleeg Korobeinik siin rääkis, et Reformierakond valetas enne valimisi. Ma pean kolleegi Korobeinikut täpsustama. See on pooltõde. Reformierakond valetas enne valimisi ja valetas ka pärast valimisi. Nii et kui me vaatame, milles lepiti kokku pärast valimisi koalitsioonilepingus, siis siin on ilusti kirjas sotsiaalne kaitse koalitsioonilepingus, mille on alla kirjutanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti 200 ja Reformierakond. Ja kõige esimene, kõige olulisem punkt on: hoiame keskmise vanaduspensioni tulumaksu vaba. Punkt. See on kokku lepitud praegusel koalitsioonil pärast valimisi. Ja siin ei saa ka rääkida, et me ei olnud teadlikud eelarvelistest võimalustest, mis Eesti riigil on. Sellepärast, et enne valimisi olid rahandusministrid ja peaminister Reformierakonnast, kes on ka praegu Reformierakonnast, Keit Pentus-Rosimannus, Annely Akkermann ja nüüd Mart Võrklaev, ja ka pärast valimisi. Ja me mäletame neid koalitsiooni läbirääkimisi, kus siis räägiti, kui halvaks riigieelarveline olukord järsku nende valimiste käigus muutus. Ja nad leppisid selles kokku, andsid lubaduse pärast valimisi koalitsioonilepingus, mis minu teada ka praegu kehtib, keegi ei ole seda muutnud. Ja täna me hääletame seda eelnõud ja ma huviga vaatan, kuidas sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 ja Reformierakond hääletavad. No enamgi veel, Eesti 200, ma loen, mida nad on valijatele ennem lubanud. Me ei karista autoomanike maksudega. Aga mida me homme arutame? Nii et tegelikult mingisuguseid järeldusi ei ole tehtud sellest, kuidas on valijad oma eelistusi pärast valimisi muutnud. See ei lähe vähimalgi määral koalitsioonierakondadele korda. Ja kui rääkida nüüd sisust, siis see koalitsioon alustas ju kärpimisega, jõhkrad kärped, millest Margus Tsahkna Eesti 200 esimehena on rääkinud ja väga õigesti on rääkinud. Jõhkrad kärped, aga võib-olla ühiskonnas ei ole tähele pandud. Isegi ma ei räägi rahalisest võjust, ma räägin õiglustundest, sotsiaalsest õiglustundest, solidaarsusest, millest siin vasakpoolsed erakonnad räägivad. See valitsuskoalitsioon alustas esimesel tööpäeval, mis on väga sümboolne, esimesel tööpäeval peretoetuste kärpimist ja nende tagasipööramist, mida nad mõned nädalad enne valimisi seaduse vastu võttes tegelikult toetasid. Pöörati tagasi perepoliitikas kõik need olulised sotsiaalsed tagatised Eesti peredele. Olukorras, kus sündimus on madalam kui kunagi varem, kus me oleme suurimas demograafilises kriisis. Ja seda tehti esimesel tööpäeval. Sotsiaalkaitseminister algatas selle eelnõu ja pööras selle tagasi. Nii et küsimus ei ole ainult ka rahalises mõjus, kas see on Eesti riigile jõukohane. Nii nagu ka praegu pensionite keskmisest pensionist suuremate pensionite maksustamine. Küsimus ei ole ainult rahalises mõjus. Küsimus on usaldusväärsuses võimu vastu, usaldusväärsuses riigi vastu, usaldusväärsuses sotsiaalperepoliitika vastu, mida riik ellu viib. Ja seda nii jõhkralt, nagu Margus Tsahkna ütleb, tehakse. Nii et need jõhkrad kärped on tegelikult toimunud, need jõhkrad kärped on toimunud eelkõige lastega perede ja pensionäride arvelt. Ja nüüd mujalt otsitakse kokku siis seda 170 miljonit, mida veeretatakse näpu vahel ja me ei tea, kas sellega jõutaksegi lõpuni või mitte. Aga ma tuletan meelde, et jõhkrad kärped on juba toimunud tõepoolest nii lastega perede kui pensionäride arvelt. Ma palun 3 minutit lisaaega. 3 minutit lisaks. Nii et küsimus ei ole ainult rahapoliitiline, mis on Eesti riigile jõukohane, mis mitte, vaid küsimus on minu jaoks küll eelkõige usalduses. Sellist valede valitsust ei saa usaldada ja kui me vaatame kogu konteksti, kus me oleme juba 3. aastat järjest majanduskriisis, kus meil on olnud
suurim inflatsioon lähiminevikus Euroopas, kus ma ei tea, et üheski riigis oleks niisugusel kujul kehtestatud lühikese perioodi jooksul uusi makse või tõstetud olemasolevaid makse, tasusid, lõive, aktsiise, ja Eesti riigis varem ei ole mitte midagi sellist ka juhtunud. Mitte kunagi varem ei ole niisugust asja juhtunud. Ja selles olukorras minna praegu järjekordset valimislubadust murdma, rohkem kui aasta pärast mandaadi saamist ja Reformierakonnal eriti nii võimsa mandaadi saamist, mille nad on saanud. Ma tunnen tõsist muret just nimelt poliitikute ja Eesti riigi usalduse suhtes. See on fataalne ja see peegeldab kõikide poliitikute usaldusväärsuse kaotuses kahetsusväärselt. Nii et opositsioonil ei ole siin põhjust rõõmu tunda, vähemalt Isamaa saadikurühm selle üle rõõmu ei tunne. Ma arvan, ka meie autoriteet sellega langeb, kui me täna selle otsuse eelnõu poolt siin parlamendis hääletame ja selle eelnõu vastu võtame. Nii et ma kutsun üles kolleegid mitte käituma sõnamurdlikult ja mitte vähendama riigi autoriteeti ja parlamendi autoriteeti ja mitte seda eelnõu lõpphääletusel toetama. Aitäh!